Tere taas! Sel korral räägime siis pensionisüsteemist. Et igaks juhuks, kes ei tea, mis pension on, siis põhimõtteliselt on see regulaarne väljamakse peale seda, kui sa oled piisavalt vana, et ei peaks tööd tegema. Lisaks on muidugi olemas ka invaliidsuspensionid ja mingid muud erijuhtumid pensionid, aga see ei ole antud juhul meie loengut teema. Ja vaatame siis Eesti pensionisüsteemi. Täna koosneb see 3 sambast. Ehk siis on olemas riiklik pension, kohustuslik pension ja täiendav kogumispension. Riiklik pension on siis see, mis on tegelikult kogu aeg olnud, või niivõrd kuivõrd kogu aeg. Tegelikult on selline pension kui nähtus üsna noor asi, Eestis veel eriti noor, aga jah, suures pildis aastatuhandeid pigem ei saanud vist sellist asja nagu pension, et see on pigem moodsa ja leiutis. Aga lähme edasi, räägime esimesest sambast, ehk siis riiklikust pensionist. Seda saab siis igaüks, kellel on vähemalt 15-aastane tööstaaž Eestis. Ehk siis oled tööl käinud, maksnud sotsiaalmaksu ja kui sa oled seda teinud, siis riik maksab sulle pensionit. Raha tuleb sotsiaalmaksust, ehk siis iga kord, kui sa palka saad ja sealt pealt sotsiaalmaksu makstakse, läheb osa sellest justkui pensionisüsteemi. Mitte küll sinu pensioniks, aga arvestusse läheb kirja, et sina oled seda maksnud. Põhimõtteliselt töötab süsteem nii, et tänased töötajad maksavad tänastele pensionäridele. Ehk siis, kui sinu vanaema on täna pensionil ja sina käid tööl, siis sina teed tööd, maksad sotsiaalmaksu ja sellest sotsiaalmaksust võetakse mingi summa välja ja makstakse sinu vanaemale sellest pensioni. Et selline hästi lihtsustatud näide. Muidugi see raha läheb sinna kõik kokku ja sinu rahast võib kes iganes saada seda pensionit, aga point on see. Oma olemuselt on ta siis üsna sarnane sellisele asjale nagu Ponzi-skeem, ehk siis eelmistele investoritele, antud juhul siis töötajatele, makstakse järgmiste investorite ehk siis tänastele töötajate raha eest. Ponzi-skeemi puhul siis ka selline süsteem tegelikult ei ole otseselt eriti jätkusuutlik. Erinevus on muidugi see, et siin ei lubata mingit üüber suurt ulmetootlust sulle. Ja, tegemist on legaalse mudeliga, mida teeb riik. Päris sama asi ei ole, aga põhjus, miks ta ei tööta, on umbes sarnane. Et vaatame Statistikaameti lehelt, ma leidsin ühe sellise huvitava simulatsiooni, kus olid erinevad aastate statistika või selline rahvastikupüramiid. Ja kui vaadata näiteks rahvastikupüramiidi aastal 90, siis on näha, et vanemaid inimesi on üsna vähe, midagi ikka on, aga osakaaluna Eesti rahvastikust on see üsna väike. Kusagil siin on siis tööealine elanikkond, kes teeb tööd. Ehk kes maksab makse ja kelle maksudest siis makstakse pensionit nendele üle 65-aastastele inimestele. Kui me hüppame 10 aastat edasi, siis on näha, et see alumine püramiidi osa on tõmmanud koomale. Ehk siis siin inimesi on justkui vähemaks jäänud ja siin on juurde tulnud. Ehk siis inimesed on vanemaks jäänud, pensionäre on juurde tulnud, keskmine eluiga on ka natukene pikenenud, sündimus on vähenenud. Lähme nüüd 10 aastat veel edasi, 2010, siis siin sündimus on natuke paranenud, aga ühel hetkel tuleb ka siin see auk sisse, ehk see elanikkond tänaseks on juba jõudnud umbes siia kuhugi, ehk tööealine elanikkond, pensionäride hulk on jälle natukene kasvanud ja tööealine elanikkond on pigem eriti sellega võrreldes vähenendaks. Neid inimesi, kellele tuleks pensionit maksta, on juurde tulnud ja neid inimesi, kelle maksudest seda pensionit makstakse, on vähemaks jäänud. Seal oli prognoosid kuni aastani 2050, et kui seda graafikut edasi teha, siis tegelikult järjest selgemaks muutub see, et pensionäride hulk suureneb, tööealise elanikkonna hulk väheneb. Mis on üks põhjus ka, miks näiteks pensioni iga tõstetakse ja nii edasi. Aga vaatame neid numbreid lähemalt, võtame need samad 3 perioodi. Vaatame siis tööealist elanikkonda, ehk siis selline 20–64, et kui palju neid on. Siin 90-ndatel oli siis 930 000 umbes.
2000. aastal oli üle 100 000 vähem. Ehk siis üsna korralik kukkumine. Ja 2010 siis väga muutust ei toimunud, eks. Et kui ajas edasi minna, siis seal prognoosides oli ka näha, et pigem on see osakaal või see hulk vähenenud. Ehk siis nagu me sealt graafikut nägime eelmine kord või sealt eelmisel slaidil, siis seal tuleb see üks periood, kus sündimus oli hästi väike. Need inimesed hakkavad jõudma siia vanuse vahemikku, ehk siis see arv kahaneb veelgi. Vaatame siis pensionärid hulka, ehk siis 65 pluss. Tegelikult on pensioniga natuke madalamal, täna vist on 63, vaikselt kasvab. Et siit on näha, et neid oli 181 000, 2000. aastal oli juba 205 000 ja 2010. aastal oli juba 228 000, ehk siis pidevalt kasvab. Ja samal ajal see hulk inimesi, kes peaks makse maksma, ehk seda pensionisüsteemi üleval pidama, see väheneb. Jah, jällegi, need numbrid näitavad tegelikult väga hästi trendi, aga lihtsam on üks selline number, mis seal kodukal ka olemas oli, on VSM, ehk mis näitab seda, et kui palju on 65 pluss aastaseid inimesi 100 inimese kohta siin grupis, et selles vanuse vahemikus. Ehk siis 90-ndatel oli 19 inimest, ehk lihtsustatult öeldes võiks öelda, et 100 töötajad pidid maksma 19 inimese pensionit. 2000. aastal pidid 100 inimest maksma 25 inimese pensionit. Ja 2010. aastal pidid 100 inimest maksma 28 inimese pensionit. Ehk siis trend on üsna selge ja see trend seal järjest kasvab. Prognoos oli 2050. aastaks oli selline, et see VSM on 45. Ehk natuke ümardades tähendab seda, et iga 2 töötaja kohta on üks pensionär. Või konkreetselt mõtte numbrite puhul mõeldes, et kui me maksame pensionärile 500 eurot pensioni, siis iga töötaja peab maksma 250 eurot makse. Tegelikult natukene isegi võib-olla peale, sest et riigil on kulud, selle süsteemi haldamine maksab nii edasi. Aga põhimõtteliselt peaks iga töötaja maksma 250 eurot makse, et ainuüksi pension ära katta. Siia tulevad veel lisaks siis kõik muud asjad nagu haigekassa ja nii edasi, et igasugu muud kulutused, mida nendest maksudest üleval peetakse, aga ainuüksi pension maksaks nii palju. Et tegelikult üsna suur on see summa. Ja üsna selge on siit, et see süsteem ei ole jätkusuutlik. Ehk siis selline pension töötab olukorras, kus on hästi palju noori, ehk siis rahvastikupüramiid on selline alt lai, ehk siis pidevalt tuleb inimesi juurde ja eluiga on üsna lühike, ehk inimesed ei ela hästi kaua, vaid ülevalt siis kaob ära inimesi kogu aeg. Siis see mudel töötab. Aga moodsas ühiskonnas, kus see püramiid on kas selline justkui silinder või siis väheneb isegi siin keskelt, et siis kahjuks see süsteem väga hästi ei tööta. Sest et pensioniks tuleb kuskilt raha võtta, kui ei ole töötajaid, kes makse maksaksid, siis on nagu väga raske võtta. Ja kui me mõtleme, et vahet ei ole, maksavad rohkem makse, siis antud juhul 90 aastaga võrreldes peaks paarikümne aasta pärast maksma 2,5 korda rohkem makse, eks, ainuüksi pensioni pealt, mis on nagu üsna ulme, arvestades, kui palju juba täna tegelikult maksukoormus on. Et selline asi ei tööta. Ja selleks siis loodigi teine sammas, ehk siis kohustuslik kogumispension. Sisuliselt toimuvad siin sissemaksed samamoodi töötaja poolt, ainult et töötaja siis lisaks sellele sotsiaalmaksule ja muudele maksudele, mis on, maksab lisaks 2% oma brutopalgast teise samba sissemakseks. Ehk siis põhimõtteliselt lisamaks. Sellele lisaks võetakse siis sotsiaalmaksust 4% ja kantakse ka sinna teise sambasse. Ehk siis jällegi lihtsalt öeldes võetakse sinu esimesest sambast natuke raha ära ja pannakse teise sambasse. Et sul on siis natukene võib-olla mingit kontrolli, mis selle rahaga teha.
see teine sammas on kohustuslik kõigile inimestele, kes sündisid peale 83. aastat. Et kui sa ise ei vali seda, siis teeb seda riik sinu eest, teeb väikse loterii ja võtab noorele inimesele kõige kehvemate fondide seast ühe valiku juhuslikult. Et see on üsna rumal asi mitte seda valida ise. Aga see selleks. Kui sa sündisid enne seda, siis sul oli võimalik mitte teise sambaga liituda. Aga kui sa oled liitunud, siis sa oled liitunud. See raha, ehk siis see 2% sissemakse pluss 4% sotsiaalmaksust lisaks, investeeritakse siis erinevatesse teise samba fondidesse, ehk sa ise saad valida, millisesse fondi sa tahad raha panna ja vahepeal saad siis vahetada ka, eks. Ja russika reegel on see, et mida noorem sa oled, seda suurem peaks olema sinu fondi aktsiate osakaal. Ehk siis seda rohkem võid riski võtta, sest et pikas perspektiivis tasub see pigem ära. Ja mida vanemad oled, seda väiksem siis aktsiate osakaal võiks olla. Teine russika reegel on muidugi see, et reeglina indeksfondid töötavad paremini, sest seal on teenustasud madalamad, aga sellest räägime juba täpsemalt, et miks see nii on ja mis need nüansid seal on. Et sellest räägime siis koolituse selles osas, kus räägime aktsiatest. Vaatame lähemalt, et teise sambaga on väike probleem, et siiani on nad kõik üsna kehvad tööd teinud, ehk väga kehvasid tootlusi näidanud. Samal ajal on teenustasud ehk haldustasud olnud ühed kõrgemad üldse OECD riikides. Ehk siis tulemus üks kehvemaid ja tasu selle tulemuse eest üks suurimaid, protsentuaalselt vähemalt. Et see on siis üks artikkel aastast 2009, siin on siis üks veel 2013, 2015, 2016, 2017, et muster on üsna selge ja neid artikleid on oma jagu. Nüüd on õnneks asi natukene paremaks läinud, et on tulnud ka indeksfondid turule, aga oht on, et selle pensionisüsteemi peale, selle teise samba peale ka väga palju panustada ei maksaks. Mis selle esimese teise sambaga siis koos loodetakse saavutada, on see, et see umbes võiks prognoositavalt hakata andma sulle pensioni, mis moodustab kuni 40%, 30-40% sinu senisest sissetulekust. Naistel on ta pigem väiksem, meestel on ta pigem natukene suurem siin vahemikus. Ehk siis mehed on pigem seal 40 kandis, eks naiste pensioni hakkab olema umbes 30 kandis. Et selline osakaal see umbes on. Ehk siis kui me vaatame numbrit, et siis näiteks täna teenid 1000 eurot, siis pension hakkaks olema 300 või 400 eurot seal vahemikus. Mis on üsna vähe, et ma ei tea, mõni võib-olla elab sellest ära, aga eelduslikult selline kokkuleppeline protsent, mida võiks saada pensionisüsteemist, on umbes 70% sinu sissetulekust. Või mitte pensionisüsteemist, aga mida oleks vaja, et elada pensioni eas sellist normaalset elu. Ehk siis selgelt jääb sellest väheks. Ma ei ole kindel, kas see prognoos arvestas ka sellega, et see senine tootlus teises sambas on olnud üsna nigel, aga loodame, et arvestas, sest muidu oleks asi veel kurvem. Kuna see esimene teine sammas tegelikult annab sulle ainult sellise eluks vajaliku või sellise hädavajaliku koguse, kui see just ei ole väga kõrge sissetulekuga, kellel koguneb väga suur teine samba fond, siis on loodud ka kolmas sammas, ehk siis täiendav kogumispension. Ja kolmanda samba puhul on siis selline asi, et sa võid ise valida, kas sa tahad seda koguda, sa võid ise valida, palju sa sinna sisse maksad, millal sa maksad ja nii edasi. Aga selle julgustamiseks pakutakse võimalust, et kui sa investeerid kuni 6000 või kuni 15% bruto sissetulekust, kumb on väiksem, siis see on see piir, et siis selle pealt makstakse sulle tulumaks tagasi. Seal nüüd järgmisest aastast läheb jälle keerulisemaks, sest see tulumaksu vabastuse arvutamine läheb päris raskeks kohati. Aga kui sul on juba tulumaksu vabastus olemas
ja sa investeerid sinna, siis see on mõttetu, sest et välja makstes sa pead maksma tulumaksu. Lihtsalt põhimõte on see, et selle pealt saad tulumaksu tagasi, kui sa sinna raha paned. See võib olla hea idee, samas selle põhjal ei maksa päris investeerimisotsust teha, sest et mida pikem investeerimisperiood, seda vähem oluline see tulumaksu tagastus on. Ehk siis, kui sul on valida fond, mis näiteks teenib sulle 7% tootlust, selle asemel, et sul on fond, mis teenib 5% tootlust, aga annab tulumaksu tagastuse, siis pika perioodi peale see 7% tootlust ilma tulumaksu tagastuseta on parem variant. Et see tulumaksu tagastus hajub ära. Et tasub vaadata siiski ka tootlust. Fondi 3. samba jaoks on 2 erinevat varianti. On võimalus teha selline pensioni kindlustusleping elukindlustusseltsis. Seda ei maksa teha, sest et pensioni kindlustus või üleüldse need kindlustuslepingud investeerimistoodetega koos on üsna kahtlased tooted. Reeglina väga keeruline aru saada, palju sa üldse maksad seal nende eest ja lõppkokkuvõttes on just need tooted need, mis tihti lõpevad sellega, et võtad välja vähem kui sisse panid. Ja ei saa aru ka, et kui palju sa sealt nüüd mingiks haldustasuks maksid ja kui palju läks nüüd kindlustusmakseks ja nii edasi. Ja kui sa tahad kindlustust, siis tee kindlustus ja kui sa tahad pensioni samast, siis tee pensioni samas. Et kui need asjad on lahus, siis on üsna selge, kui palju miski maksab, vähemalt kõvasti lihtsam on aru saada, kui palju miski maksab ja mis see lõpptulemus siis on. Et neid ei maksa kokku panna. Ja teine variant on siis, et liitud vabatahtliku pensionifondiga ja teed makseid. Et seda saab siis praktiliselt igas pangas teha. Väljamaksed 3. sambast on siis tulumaksuga maksustatavad, ehk siis sa saad tegelikult 3. sambast väljuda, aga kui sa väljud enne 55. eluaastat, siis maksad selle pealt täiel määral tulumaksu. Ja peale 55. eluaastat on siis maksusoodustus, mis täna peaks olema, et maksad 10% tulumaksu, aga need tingimused võivad muutuda, eks. Et lihtsalt tasub sellega arvestada, et 3. sambast on võimalik ka varem väljuda, kui on soovi, aga siis tuleb selle pealt maksu maksta. Sellega võtaks siis need sambad ja pensionisüsteemi kokku, et lühidalt siis uuesti on esimene sammas, mis on riiklik pension, mis on kõigil olemas ja mis tõenäoliselt jääb ka kestma lõplikult, on teine sammas, kuhu siis inimene ise kogub, ehk siis selline lisamaks, mis võib kuuluda inimesele, mis võib-olla on ka hoopis riigi oma, ei tea veel, ei ole saanud selget vastust, loodetavasti selgub ka see. Ja siis on 3. sammas, mis on vabatahtlik. Ehk siis seda võiks võrdsustada igasugu muu investeerimisega, mis sa teed. Lihtsalt seal on natukene teistsugused maksusoodustused riigi poolt, pluss siis eritingimused, et väljumisel ja nii edasi. Ja järgmises videos siis räägime sellest, et miks investeerimisega alustamine tundub nii raske ja kuidas siis sellest üle saada, ehk kuidas võiks alustamine lihtsam olla.